jäähokit vaatate? Ei ole veel vaadanud. Aga kui vaatate, kelle poolt olete? Raske küsimus praegu. Vaatame, kes sinna finaali poole jõuavad. Kellele te pöialt hoiate jäähokis? Kanadale, ma arvan. Pakun välja Kanada. Kelle poolt jäähokis oled? Ma arvan, et kui valida on, siis Rootsi poolt, jah? No arvatavasti Soome poolt. Kanada. Kanada. Kelle poolt te olete? Kanada poolt. Nagu selgus meie tänavaküsitlusest, on enamik mehi kas Soome, Rootsi või Kanada hokikoondise poolt. Aga selles majas siin tegutsevad mehed, kellel on põhjust hoida pöialt hoopis Vene koondisele. Esmalt uskumatu, aga siin Pärnu lähedal võistes pealtnäha väikeses Frontieri tootmises valmivad rahvusvaheliselt kõrgelt tunnustatud hokikepid. Ühe eritellimusel tehtud kepiga kaitseb Sotši olümpiamängudel oma meeskonna väravat Moskva Dünamo ja praegu Vene olümpiakoondise väravavaht Aleksander Jerjomenko. Kas see on päris nüüd? Tema on mänginud? Tema on sellega mänginud ja sellega on saavutatud võit, et see on nagu reliikvia. Ja siin on ka tema allkiri, kui ta tuli sellel hooajal KHL-i Gagarin karika võitjaks. See on siis selle kogu liiga võit. Sportlased on erinevad ja palganumbrid on neil ka suht müstilised. Aga tema on väga normaalseks inimeseks jäänud, et mingid tähehaiguste põe, väga selline soliidne, intelligentne inimene. No millise teose üle te kõige uhkem siiani olete? Tegelikult vist Jerjomenko kepi üle, sest see on meil vist kõige rohkem ikkagi tuntust toonud. Kui kaua võtab ühe sellise hokikepi tegemine aega? Päris nullist pihta hakata, siis 3 päeva on miinimum. Et väga kiiremini ei jõua teha. Siis hakkab juba kvaliteet kannatama. Rahvusvaheline jäähoki föderatsioon paneb oma reeglitega paika, milliste mõõdudega võib hokikepp olla. Pikkus, väravahi kepi puhul ka laiendi kõrgus, labalaius, kõik on reeglitega määratud. Sellest üleastumise puhul saavad mängijad karistada. Aga mismoodi neil siis saavad üldse mingid oma nõudmised olla? Labalaiuse suhtes, labapikkuse suhtes väiksed erinevused ikka on. Laiendi kõrgused täpselt samamoodi, aga kepi pikkuseks võib olla erinevus sees. Aga üle piiride ei tohi nagu olla. Teeme varred valmis, valame sinna poluretaani, labalaiendi osa, seejärel freesime, liifime natukene, siis pressime sinna klaasriide, süsinikkiud, erinevad materjalid peale, anname talle õige sellise kurvi, liifime veel natukene, trükime, värvime ja ongi valmis. Mitme inimese töö see on? Meil on praegu 10-11 tootmistöölist ja kõik panevad oma käe külge. Selle sajandi alguses tegutsema hakanud Frontieri suurem läbilöök toimus 2008. aastal. Paar aastat pärast seda, kui eestlased said litsentsi, mis lubab oma hokikeppe saata rahvusvahelise jäähokiföderatsiooni tippvõistlustele, nagu Euroopa meistrivõistlused, maailmameistrivõistlused ja olümpiamängud. Sarnane litsents on vaid 10 firmal. 2008 MM-võistlustel Kanadas kuidagi pool ootamatult, pool juhuslikult oli järsku Vene väravahil Mihhail Birukovil vaja korralikku väravahikeppi. Väravahid on üsna sellised pretensjoonikad inimesed, et nad otsivad seda parimat ja ta oli meie maaletoojalt saanud mingid näidised. Ja siis oli selline asi, et tegime hästi kiiresti valmis ja saatsime UPS Expressiga otse Kanadasse. Ja ta võttis selle kätte ja siis oli nagu osa meeskonnast, kes tuli maailmameistriks. Täna lähevad Frontieri hokikepid 25 riiki. On üsna huvitavad riigid lisandunud siin Kolumbia, isegi ühe saadetise saatsime Põhja-Koreasse, Jaapanis on päris hea maaletooja. Selline võiks olla aga ühe hokikepitootja tõeline unistus. See hokimatš toimus Kanada ja Vene koondiste vahel ning kõikidel hokihässadel on käes Frontieri hokikepp. Tõe huvides, seekord on veel tegu katkendiga hokilegend Valeri Harlamovi eluloo filmist. Oli vaja selliseid korralikke puukeppe ja siis nagu meie vabrikult telliti need. Et
sisuliselt jah, kõik need filmis, mis kepid nagu välguvad, et siin on meil kõik on võistes tehtud. Kanada on esialgu veel unistus, kuid Taveter ei tea suurt põhjust, miks tulevikus ei võiks nende hokikepp olla 20-30 NHL-i värava vahil. Fredrik Norrena, Soome olümpiahõbe Torinos oli Soome koondises, väga hea väravaht. Et tema mängis siis 2008 Columbus Blue Jacketsis NHL-i võistkonnas. Ja kepp, millega ta mängis, oli meie vabrikus tehtud. Aga paraku, kuna litsentsi meil ei olnud, siis me tegime ITEC märgi all, selle ITEC brändi nagu litsentsi alusel. Kõige keerulisem on selle mängija hinge elust aru saamine, sest nende jaoks on iga pisiasi nii oluline, et midagi ei tohi nagu kahe silma vahele jääda. Et kui see meie valmistunud kepp ei ole tema saadetud näidise järgi, siis kisub asi jamaks. Et me peame ta 100% identselt valmis tegema. Millise hokistaari hingeelu te siis kõige rohkem tunnete? Võib-olla Masalskise oma, sest tema oli esimene väravaht, kellele me erikepi tegime ja see oli aastal 2001. Nii et sellest on päris palju aega möödas ja ikka veel meie kepiga mängime. Erandiks ei ole ka Sotši olümpiamängud. Läti koondise väravavaht Edgars Masalskis kaitseb sealgi oma koondise väravat Frontieri hokikepiga. Nähtu põhjal on raske uskuda, et tegelikult on Frontieri juht Imre Taveter suure osa oma elust pühendanud hoopis suvisele spordialale purjetamisele. Praegust olümpialinna Sotšit võis ta mõne aja eest nimetada oma teiseks koduks. Sotšiga on tegelikult päris tugev side, sest kui ma omal ajal olin Nõukogude Liidu noortekoondises ja ka täiskasvanute koondises, et siis meil olid just Sotšis olid purjetamislaagrid kuskil 4-5 kuud aastas. Et see on mul nagu vene keeles öeldakse radnoi gorod, et nagu kuidas öelda nagu selline nagu omane linn või, et see Sotšit ma tunnen väga hästi ja tahaks praegugi minna sinna. Mida meie mehed praegu seal tunda võivad? Ma olen ise kogenud seda, et ükskord ma läksin väga hullus vormis, ma olin juba Frontieri hoki direktor ja plaan oli aidata Eestil olümpiakoht saada, et selle ma ka sain, aga kahjuks see tuli nimeline, et ma olin 2004 sunnitud ise siis nagu minema Ateenasse purjetama. Seda ma võin öelda, et kui selliselt nagu kehva ettevalmistusega minna, et sellest ei ole kindlasti rõõmu ei endale ega ka rahvale, et sellest on muidugi ma loodan, et nüüd järgmised päevad toovad paremaid tulemusi. Mina, kes ma ühe korral olen ka väga põrunud 2004, et nagu lohutuseks ütlen, et olge tugevad, et pange edasi, pole hullu. Lõpuks on Frontieri meestel varuks veel üks üllatus. See on siis, mis meie maaletooja tellis meilt eraldi on siis tõesti nagu naaberriigi presidendile tehtud erikepp. Mida hokisõbrana tuntud Vladimir Putin selle kepiga tegema hakkab, ei ole veel teada, aga 30 kepist koosnev saadetis peaks tänaseks olema temani jõudnud. Me disainer Ahti Ints siin 10 päeva tegi hommikust õhtuni selle ka tööd. Et siin on kõik Püha Jüri, kes tapab draakonit ja kõik elemendid on olemas. Siin on Venemaa geograafiline kujutis ja siin on siis ka väike Frontieri logo, et see on siis ainuke nagu meie näide, et see on muidugi tore, et naaberriigi president nii sporti toetab, aga üldse meil on nagu naabritega vedanud, et kõik meie naabrid on väga kõvad hokiriigid, Venemaa, Soome, Rootsi, Läti, et hea meelega teeksime ka Sauli Niinistule kepi, et ainult kui tuleb tellimus.